Tere tulemast Argipäeva pooltundi. Mina olen Margarita, olen raamatupidaja, ettevõtja ja ka alustavate ettevõtjate konsultant. Ja meil on siis täna saates külaliseks ettevõtja ja virtuaalne assistent Epp Hammer. Tere, Epp! Tere, Margarita. Ja Nii tere ka tore, et teised, sa kes tulid. kuulavad. Jaa, nii tore, et sa tulid täna meile oma tööst rääkima ja ma enda jaoks mõtestasin selle ka kuidagi lahti nii, et minu arust see virtuaalse assistendi töö on selline aasta-kahe jooksul hästi populaarseks läinud ja just selle oma eripära tõttu, et see on sihuke asukohavaba ja sa saad oma tööaega ise reguleerida. Aga sina, Epp, sa võib öelda, et sa oled virtuaalassistentide veteran, et sa oled ju lausa 4 aastat sellega juba tegelenud, et see ei ole sinu jaoks üldse nii uus, et sinu pealt on kindlasti väga palju õppida. Kuidas sina üldse selle virtuaalse assistendi tööni jõudsid? Ja mina olen tõesti juba 4 aastat tegelikult tegutsenud, ehk siis minu esimesed kliendid tulid aastal 2021, jah. Mhm. Mina jõudsin selleni tegelikult ikkagi assistendikooli eelmise juhi Liina Ostumaa kaudu. Liina oli mul tuttav tegelikult veel varasemast. Meil on kokkupuude kunagi viis Office Day sellist võistlust lõi nagu parim sekretär. Ja me Mhm. sattusime sellel võistlusel mõlemad koos osalema. Siis läks aastaid mööda. Me ei suhelnud, aga me olime tuttavad sellest ajast ja ühel hetkel Liina hakkas otsima endale abilist. Ja mina olin just lapsega kodus, pisikese lapsega ja mõtlesin, et okei, natukese jõuan teha midagi kõrvalt. Ja siis juhtuski nii, et kandideerisin Liina üleskutse peale, et tema otsis endale inimest Mhm. ja saingi. Võttis ta mu enda juurde ja sealt tulid minu esimesed kliendid, kellega me siis muudkui jätkasime. Mhm. Ja väga vahva, et selline ühine üritus või selline kokkusattumus, et kaks inimest satuvad kokku ja lõpuks sellest sünnibki selline tore koostöö. Täna ju sina e-assisting ettevõtte alt või selle brändi alt toimetad üksi ehk et te Liinaga enam seda koos ei tee. Aga kuidas, ma ei tea, kas sul on sellist võrdlusmomenti, aga kuidas sa ise tunned, kas nii-öelda nagu teise kingadesse astumine ja ettevõtte jätkamine, et kas see on keerukam kui see, et üksi alustada nullist oma brändi loomisega või sa tunned just, et see on kuidagi võib-olla mingi edumaa sulle loonud? Ähm, Väga raske öelda, selles mõttes, et ma pole kunagi niimoodi otseselt selle peale mõelnud, küll aga jaa, ma ütlen, et lihtsam on, sest brändi ma üles ehitama ei pea. Ma lihtsalt ja mul ei ole ka vajadust väga palju selgitada, et see bränd on nagu üle liikunud, sest ma olen ise selle brändi all töötanud. Mhm. Et mul ei ole nagu suurt sellist vajadust selgitada, et miks just see bränd või sedapidi, et see on, läheb nii-öelda minu eesnimega kokku, ehk siis Epp on ju e-assisting ja see tundus mulle väga hea mõte. Et küll aga nüüd selle brändi nagu kvaliteedi või sellise üleval hoidmine on minu jaoks see kõige raskem punkt. Ehk siis Mhm. võtta ikkagi väärikalt seda asja ja mitte kuidagi lasta seda tagasi või seda, või jah, ma ütlen, see hoidmise, brändi hoidmise töö on täna minu jaoks kõige keerulisem. Et ma siiski tahan seda hoida, sest see on meil ju tegelikult noh, mõnes mõttes koos, et ma olen brändi all töötasin ja siis oli minu ülesanne ju ka bränditööd kõrgel hoida ja täna on see ainult minu ülesanne, eks ole. Mhm. Aga mulle on see suur tunnustus, et Liina selle brändi mulle tahtis anda ja ma selle üle võtsin. Täna ma olen väga õnnelik, et ma saan sellega tegeleda selliselt, jah. Mhm. No väga äge, ma ütleks, et Liina on ju üks suurepärane assistent ise kunagi olnud ja tänu sellele on temast ka väga hea õpetaja ühel hetkel saanud, et need kingad ei ole kindlasti üldse väiksed, kuhu sa tookord sisse astusid ja selle üle võtsid. Aga räägi natukene oma sellest ettevõtlusteekonna algusest, et sa alustasid ju kõigepealt töötajana ja seejärel sa ju liikusid nii-öelda ülespoole, et sinust sai ühel hetkel ka ettevõtte ja brändi juht siis nii-öelda, et sa pidid ise hakkama seda vedama.
Mis emotsioonid sind tookord valdasid, et kui sinust sai järsku nii-öelda nagu palgatöötajast, assistendist sai sinust ettevõtte juht? noh, tegelikult oli see kuidagi veel selliselt, et ma lõin ettevõtte enne seda, kui ma brändi üle võtsin. Ja ettevõtte loomine minu jaoks tegelikult tähendas lihtsalt seda, et ma oleksin võimeline oma teenuse eest ka arveid esitama ise vajadusel. Ja see on ka kõik suuresti tänu Liina lükkamisele, sest kuidagi oli nii, et ma lükkasin seda edasi, sest sai teistmoodi ja ühel hetkel tegelikult tekkis olukord, kus ma ei saanud seda enam edasi lükata. Ja siis me ka Liinaga tegelikult tegime sellise kokkuleppe, et sul peab olema näiteks, oligi aasta 2021 november oli see, kus mina lõin oma ettevõtte ja meil oligi Liina tiimiga oli selline väike koosolek ja kokkutulek ja mina olin ikka kirjutanud seda mõtet, et mul võiks olla endal nagu ka arve esitamise võimalus, kui mul seda vaja on. Ja nii see kuidagi läkski, et seal me leppisime kokku, et novembri lõpuks on mul see ettevõte olemas ja oligi. Ja nii oli ja kohe tegelikult läks ka vaja, sest tuli väljaspoolt üks, tol hetkel küll veel töötasin ju Liina all, aga mul tuli endal üks klient, kes vajas seda, et ma saaksin talle esitada arve. Ja siis see läks kohe ka käiku. Ja mõni aeg hiljem siis, kui aasta hiljem siis ütleme jah, isegi okei, 2 peaaegu. Hiljem siis Liina pakkus, et äkki sa tahad, kui ma olin juba oma ettevõttega seal kohas, et võiks ka nagu hakata endale ikkagi lehekülge looma ja nii-öelda jälgeid koguma ja ennast nagu üles töötama, siis Liina ütles, et aga kuule, mul on selline ettepanek ja siis ma mõtlesin, et jah, okei. See oli hästi hirmutav tegelikult, sest ikka jälle see, et teades seda, et Liina on ise olnud hästi hea assistent, on ju, ja tema on seda tööd teinud ja ta on meil koolitanud meid põhimõtteliselt kõiki välja, kes me täna turul oleme, et siis see oli suur nagu selline muutus, selline bränd üle võtta ja sellega tegelema hakata ja seda ise vedada, selle eest ise vastutada. See on jätkuvalt selline, ma arvan, et ma ei hooma seda täna ikka veel päris nii, nagu võiks. Ja sina oled ju tegelikult assistendina töötanud ju pikki aastaid, et see ei ole sinu jaoks üldse uus valdkond. Mis on sinu silmis need põhilised erinevused, et kuidas siis kontoriassistendi töö erineb virtuaalassistendi tööst? No tänapäeval on juba raske öelda isegi, sest väga palju assistente saavad ka töötada nii, et nad ei peagi üldse kontoris olema, eks ole. Ja nagu me näeme, sellepärast on ka virtuaalassistentide turg tõusnud või tekkinud järsku, mida varem ei olnud, aga ainus vahe on tõesti võib-olla selles, peamine vahe on selles, et sa ei pea füüsiliselt olema seal. Et ma ju tegelikult veel selle kuu lõpuni olen ka päriselt täiskohaga, mitte täiskohaga, poole kohaga assistent, juhiabi, aga see tähendas ikkagi minu jaoks sellist ajalist piiratust või et ma ei saa ikkagi kuidas ma ütlen, ära töökohalt ikkagi päriselt niimoodi olla, sest mind on seal teiste inimeste jaoks vaja, et kui sa kontoris oled, siis paratamatult inimesed pöörduvad sinu juurde nagu palju tihedamini kui virtuaalse assistendi puhul, et sul virtuaalse assistendina sul on kindel klient, kindlad ülesanded ja kindlad moodused neid teha. Aga kontoriassistendi puhul on sul võib-olla 30 või rohkem töötajad, kes võivad otsustada, et nad tahavad nüüd läbi tulla ja igasuguseid asju küsida. Et selline päeva planeerimine kontori inimesel on võib-olla veidi keerulisem, kui seda on virtuaalsel assistendil. Et virtuaalne assistent on selles mõttes oma aja osas rohkem peremees. Ja just, eks seda virtuaalset assistenti tööd on ju, miks ta on ju tegelikult ka hästi populaarne, on see, et sa saad seda laste kõrvalt teha võib-olla kodus. Sa ei pea kellelegi kogu aeg aru andma, võib-olla kellast kellaajani ja teed võimaluste piires. Et see on ülioluline tihtipeale naistel, kes on lastega kodus ja tahaksid ikkagi seda eneseteostust sinna juurde. Just. Ma küsin sealt alguse. Ja, et ma küsin vahepeal siis ühe meie grupi liikme küsimused ka siia vahele, kuna need on hästi olulised küsimused just sinu töö puhul. Kuidas sina valid kliente, kellega sa koostööd teha soovid?
ma täna ei ole endale sellist suurt nii-öelda süsteemi üles ehitanud sellele, kuidas valida neid täpselt. Küll aga ma iga kliendiga vestlen ja räägin sellest, mis on tema ootused minule, mis ülesanded tahavad sooritamist, eks ole. Ja selle pealt, kas need kattuvad sellega, mida ma oskan teha, kui palju ma peaksin siis näiteks juurde õppima või milline üldse, mismoodi tema suhtub sellesse, kui on vaja juurde õppida. Sest teatavasti see võib mõjutada ka tööaega ja nii edasi, töö hinda, on ju. Et kui sa väga palju õpid, siis sul võib võtta see kauem aega, eks ole. Ja ega tegelikult käib see sisetunde põhjal ikkagi. Mina teen otsuseid selle tunde järgi, kas mulle see inimene seal teisel pool üldse mind kõnetab nii-öelda. Või kas see, mida tema ettevõte siis pakub, mind kõnetab. Et täna ma teen suuresti koostööd koolitajatega ja minu jaoks on nad kõik sellised inimesed, kes mind kõnetavad tegelikult, et nende teenused, tooted on sellised, mille osas mina tahan ka panustada. Ja väga vahva. Teine küsimus oligi ka, et kas on mingi kindel valdkond, millele sa oled spetsialiseerunud. Et ma saan aru, et eelistus on koolitajad. Ma ei saa seda öelda, et see on mu eelistus, see kuidagi tegelikult on lihtsalt niimoodi läinud, et nad on koolitajad rohkem olnud. On ka üks ettevõte, kes ei tegele koolitamisega tegelikult. Aga mul ei ole, ma ei saa öelda, et mul on spetsialiseerumise valdkond. Ma olen pigem see haruldane assistent, kes kogu keedab ja küpsetab, ehk siis ma tegelikult teen kõike, mida kliendist lähtuvalt vaja on, küll aga see peab lihtsalt minu väärtushinnangutega kokku minema. Et mul täna ma ei saa täna öelda, et ma olen millegagi kindlasti spetsialiseerunud. Ma ütleks, et see on tegelikult väga tore, sest et ikkagi enamus või ütleme, suurem osa assistente ikkagi leiavad selle mingi oma niši ja jäävad nagu selle asja juurde, et nad teevad seda ühte konkreetset asja. Ja mina olen ise ka kogenud, kui ma niimoodi rohkem virtuaalseid assistente mingil hetkel kaasasin, et päris keeruline on leida seda ühte kindlat assistenti või kahte assistenti isegi, kes on valmis siis kõik tööd ära tegema, vaid lõpuks sul koguneb neid nii palju, sest et igalühel on mingid omad kindlad suunad, mingid soovid ja võib-olla neid lihtsamaid töid nagu väga enam teha ei taheta. Et ma saan aru, et sina oled valmis ikkagi need lihtsamad tööd ka ära tegema, et kui on vaja postkasti sorteerida või kirjadele vastata, et sa teed seda ka. Ja ma isegi ütleks, et võib-olla see ongi minu nii-öelda spetsialiseerumine. Mulle meeldib ka need lihtsad asjad ära teha, et ma ei taha alati olla see suur osa strateegiast või millegist muust, on ju. Et mulle meeldib teha need pisikesed asjad ka ära, sest see on ka selline mõnus nokitsemine täiesti vahelduseks. Ja no väga tore. Ma ütleks, et see sinu tööpõli on selle võrra jälle hoopis laiem. Aga millised on üldse need peamised mured, millega ettevõtjad sinu poole pöörduvad või siis assistendi abi vajavad? Et võib-olla mõni ei oskagi üldse tahta või soovida assistenti, sest et ta ei tea, et ta võiks selle küsimusega pöörduda. Ja peamine, millega ma täna tegelen oma klientide puhul, on ikkagi kliendisuhtlus ehk siis selle hoidmine. Peamiselt aitan ka meilihaldusega ikkagi, mis puudutab näiteks uudiskirjade väljasaatmist, uudiskirjade kokkupanemist. See on osa, millega ma saan aidata. Täna aitan ka juba osaliselt nii-öelda koolitusmaterjalide läbimisega, ehk siis mul on üks koolitaja, kelle puhul ma aitan ka tal, kui ta on videokoolitus on ju, siis aitan selle sinna juurde kuulub siis näiteks selline grupisessioonid kuuluvad juurde, on ju, ja siis neid grupisessioone läbi viia või siis täpselt samamoodi, et me enne siin just sinuga rääkisime, et kui keegi haldab mõnda Facebooki gruppi ja seal viiakse läbi näiteks laive nagu see siin täna, siis selliseid aitan läbi viia, tegelikult saab seda assistent aidata teha, just nimelt seda intervjueerimise poolt, et seda teist inimest avada siis
ja noh, kõik, olen ka telefonikõnesid teinud või kui vaja, et üle küsida, kuidas kliendi kogemus on olnud või miks ta näiteks ei taha mõnda pakkumist vastu võtta või mis põhjused seal taga on. ehk sellist tagasisidetööd olen ka teinud ja, ja noh, ütleme, et virtuaalne assistent tegelikult saab sind aidata ikkagi väga suure hulga ülesannetega, kasvõi dokumentide sorteerimine, mingisuguste juhiste loomine, näiteks ongi mingid kindlad tegevused, mis sul kogu aeg korduvad, aga sa tahad, et see oleks fikseeritud ka kuidagi ülevaatamiseks, et siis seda aitab sul virtuaalne assistent kokku panna. ja jah, ütleme, neid kasutusalasid on tegelikult ikkagi nii palju, et raske on lausa võib-olla vahepeal isegi kirjeldada, mida kõike ta võimeline tegema on ju. Mhm. Ja sellepärast ongi tore võib-olla kuulda ka, et ise võib-olla ei teagi, et võiks üldse selliste asjadega abi paluda, et ega ettevõtluses tuleb ju kõike sisuliselt ette, mis on vaja ära teha, kasvõi mingi Exceli tabeleid ja sorteerida mingeid andmeid, et tegelikult võib ju selliste küsimustega julgelt assistendi poole pöörduda ja assistent võib aidata ära teha need asjad. ja Milliseks assistendiks sina ennast ise pead, et kas sa pigem oled see, kes saab ülesande, teeb selle ära või oled sa see nii-öelda tulevikku vaatav, et kuidas sa saaks veel abiks olla või kuidas sa saaksid hõlbustada siis näiteks selle koolistaja tööd selleks, et mingit töömahtu vähendada? Ma olen pigem selline lahendusele orienteeritud, et alati, kui on miski asi, siis see tuleks lahendada, onju, ja võib-olla vaadata, et kuidas tulevikus nagu paremini saab, mida saaks teisiti teha, mida võiks teisiti teha, seda kindlasti. ja, aga mul kõige paremini võib-olla istub see, kui tõesti on tööülesanne, mille ma saan ära teha ja siis sinna nagu lisaväärtust, et kas selle paindlikkusega, et paindlikult ja kiiresti see ülesanne sooritada. ja jah, mul kipub võib-olla loovusega nagu selles mõttes olema kehva, et ma noh, võib-olla ei oska kõiki asju ette näha ja võib-olla soovitusi selles mõttes anda. küll aga ma hilisema kogemuse pealt võin anda tagasisidet, et see on üks minu selline mõnus külg, ma arvan. Ja ega põhiline ongi ju õppimine selle protsessi käigus, et sa ise ju õpid ka väga palju juurde. Ja minu meelest virtuaalsetel assistentidel tihtipeale nagu on ja neil läheb vaja ja nad õpivad ka juurde, et tohutult palju just seda tehnilist teadmist. Et seda ongi, mida ei ole võimalik alustades näha, aga mida saab tegelikult ju töö käigus ise ka kõike juurde õppida. Kas või need mingid automaatikad, Smile'is on ju kõik see sinna juurde. just. Väga vahva. Kuidas sina näiteks ära tunned selle ettevõtja, kellega sina soovid koostööd teha? Õigemini võib-olla siis kuidas ära tunne, kuidas ettevõtja peaks ära tundma selle assistendi, kelle tema abiks tahaks võtta endale. Et see on niisugune kahtepidi nii-öelda mäng, on ju. Aga noh, ongi, et kui neid assistente on turul niivõrd palju, et kuidas just see oma assistent leida? Ma ikkagi soovitan kokku saada videos ja pildis, et näha, missuguse inimesega sul tegemist on seal teisel pool. see mulle väga meeldis oma viimase kliendiga, kellega me just hiljuti koostöö sõlmisime, vestlus, kus ta tõesti nägi nagu selle assistendi otsimisega vaeva. ehk siis, mis ma soovitan, kui sa ettevõtjana hakkad endale otsima, tõesti näe vaeva. kui sul tulebki neid päringuid palju, olgu sa saad panna stopi peale mingil hetkel, nagu me siin näeme ka, et assistendi gruppides, et pannakse kuuldus üles, need saavad suhteliselt ruttu täis, aga soovitan ikkagi vähemalt siis nende huvipakkuvatega ühendust võtta, vaadata, missuguseid oskusi neil on ikkagi, kas need oskused võiksid minna sinu vajadustega nii-öelda kokku. ja viimase vestluse puhul mulle väga meeldis, ta küsis minu käest, et kuidas saab olla meie ettevõte veel sinule kasulik ehk siis virtuaalsele assistendile kasulik. ehk siis seda võib-olla tihtipeale me assistentidele nagu ei mõtlegi, et see ettevõte meile nagu kuidagi kasulik saab olla. Puhtalt enda kogemuse pärast, et algul ma isegi võib-olla ei mõelnud nii palju sellele, kuidas see minule kasulik saab olla. Aga see oli nii hea küsimus lihtsalt, et kuidas meie saame sinule kasulikud olla. No aga kõlab väga hästi. üldiselt jah, et selline
mul on hästi keeruline seda kirjeldada, sest mina ikkagi väga tugevalt valin selle pealt, kuidas mulle see teine pool tundub. Ehk siis see sisetunne jah, et kindlasti tasub soovitusi jälgida, et tihti soovitatakse mitmeid inimesi, aga neil võivad ka graafikud täis olla, mis tähendab see, noh, et kuna juba on väga paljudel assistentidel on graafikud täis ja ei ole, et siis tasub alati uurida, kas tal on äkki endal kedagi soovitada, kedagi järgmist, kes saaks teha või midagi sellist, et ma arvan, et sealt tuleb ka häid mõtteid. Ja, väga vahva. Kas sina pakud ka sellist nii-öelda tutvumiskõne klientidele või ütleme, kes on huvilised sinu poole ja noh, tutvumiskõne on võib-olla üks osa, aga kas on ka selliseid proovitöid küsitud, et nii-öelda seda koostöö sobivust hinnata? Ja minul on olemas 30-minutiline nii-öelda kõne. Saad broneerida kõne, et siis saada nii-öelda minuga tuttavaks või nende asjadega, mida ma siis teha oskan või sind aidata oskan. Aga proovitöid minul ei ole kusjuures ette tulnud. Ma siiamaani on ka muidugi osa klientidest on tulnud nagu teiste klientide kaudu, mis tähendab, et nad juba osaliselt teavad, millega ma tegelen. Või ta juba oskabki konkreetset asja küsida minu käest, mida ma teha saaksin. Et mul ei ole vist tulnud ühtegi proovitööd teha. Ma suhtlesin hiljuti ühe personalivaldkonna inimesega ja meil tuli ka jutuks siis assistentide valik, et ma olen ka nüüd paaril korral assistenti otsinud ja siis on nagu tohutu kirjade tulm, mis sealt tuleb ja hästi keeruline on seda õiget inimest valida. Ja tema jah soovitas siis seda nii-öelda proovitööd ka assistentide puhul, et näha võib-olla seda suhtlusstiili, kirjastiili või üldse seda, kuidas nagu kokku või noh, ütleme nii, väärtused siis kokku sobivad omavahel. Et ma ei ole seda ka kunagi teinud, aga mõtlesingi, et ma uurin, et kuidas sinu praktika on, et kas on sellist asja ette tulnud. Väga vahva. Aga küsin sinu töö poole pealt veel, et millised on sinu need kõige lemmikumad tööd, mis sulle endale meeldib või mis panevad kohe silma särama siis, mis sa virtuaalse assistendina teed? Mulle kõige rohkem tegelikult meeldib ikkagi hallata kliendi suhtlust ehk siis otse klientidega suhelda, kas siis vastata nende kommentaaridele Facebooki gruppides või e-kirjadele, kui neil mõni küsimus on, sest see tänulikkuse tunne, mis sa tegelikult nagu sellest, kui sa oled saanud neid aidata, siis ja nad vastavad, siis see tänulikkuse tunne on hästi mõnus kätte nagu tagasi saada, et keegi suutis neid tegelikult nii lihtsa asjaga aidata, onju või aitas nende jaoks nagu mingi suure küsimuse ära lahendada. Ja samas jätab minu kliendile märke sellest, et kvaliteet on olemas, et suheldakse hästi ja professionaalselt. Ja see ongi võib-olla üks kõige lemmikumaid asju, kui ma ütlen, nagu sihuke top asi. Kas sa teed muidu müügitööd ka, kui mõni klient palub, et tehagi selliseid võib-olla müügistrateegia kõnesid või kirju saata välja? Kirju küll, aga sellist strateegiakõne või sellist üks-ühele suhtlust ma otseselt ei tee. Jah, et käin abiks webinare näiteks toetamas ja seal jagan infot inimestele kursuste või materjalide kohta. Aga jah, mitte sellist nii-öelda väga otsest müügitööd mina ei tee, ma olen pigem selline kaudne taustajõud sellel müügitööl. Aga kuidas sina endale näiteks koolitajaid valid, kellele sa assistent oled, et kas see teema peab sind kuidagi kõnetama? Ütleme, et sa tunned, et sa oled ise selles valdkonnas tugev, võib-olla sind huvitab see teema või on sul ka koolitajaid, kelle puhul sa oled sisuliselt nullist võib-olla selle mingi ala või mingi teema endale selgeks teinud selleks, et sa saaksid võib-olla kaasa rääkida ja assisteerida võib-olla ka sellistel webinaridel? Ma võin öelda, et ma olen tegelikult kõigi nende puhul peaaegu et nullist alustanud, et mul ei ole praegu olnud ühtegi klienti, kelle valdkonda ma oleks nagu nii sisuliselt tundnud. Täna mul on üks klient tõesti, kellega me oleme koostööd teinud juba, ongi algusest peale ehk siis 4 aastat ja tema valdkonda ma täna tunnen juba hästi ja orienteerun hästi, aga peab ütlema, et see valdkonda sisseviimine iseenesest ei olegi nagu väga keeruline.
küll aga see valdkond peab nagu võib-olla sind ennast natuke kõnetama ja sa peaksid sellega nagu noh, ma ei kujuta ette päris selline võõras valdkond, mis minu jaoks oleks, noh, praegu nagu ei oska välja tuua, aga on mul tõesti valdkond, mis tegeleb enesearenguga, on valdkond, mis tegeleb ai õpetamisega ja oli üks koolitaja, kes õpetas rahatarkust, eks ole, et need valdkonnad on neil ka olnud nagu erinevad. et igaühega ma olen ennast kurssi viinud ja praegu tundub, et mul on nagu raske öelda täpselt, mille järgi neid nagu valdkonna mõttes valida, et noh, et mis valdkond see praegu peaks nagu olema, mida ma siis ei valiks. nii et silmaring tegelikult on tohutu lai lõpuks, kui palju sa õpid oma töö käigus järjest juurde. ja see mulle ka väga meeldib, et iga kliendi juures sa tegelikult saad õppida väga erinevaid asju ja sa näed, kuidas nemad teevad erinevalt asju, see on ka nagu minu meelest hästi selline, annab sulle nii palju kogemust lihtsalt juurde. Kui palju sina oma töös oled kokku puutunud nii-öelda selle delegeerimisraskusega? Mäletan mina, kui ma kunagi üldse oma esimest assistenti hakkasin võtma, ütleks, et see oli nagu tohutu pikk protsess minu jaoks, et ma pidin endas kuidagi nagu kohale jõudma, et ma suudaks üldse delegeerida. Kui palju sinul sellist asja ette tuleb ja võib-olla sul on mõned julgustavad sõnad neile ettevõtjatele öelda, kes tunnevad, et neil oleks tegelikult abi vaja, aga nad ei julge delegeerida? Noh, ma ütlen, päris seal alguse poole oli nagu mul oli nagu 2 klienti, kellega üks oskas nagu suurepäraselt, ta lihtsalt ütles, et nüüd need asjad tee ära. Ja ta suutis nagu lihtsalt kõik ära anda, onju. Teisega oli see, et tal oli alguses tohutult raske ka samamoodi leida nagu seda kohta, et mida mulle üle anda ja siis ma esialgu tegin lihtsalt neid asju, onju, ja mingit konkreetselt ühte asja näiteks, onju. Ja siis hakkas aegapidi tema endal need asjad nagu kasvama ja siis me tegime temaga iganädalaseid kohtumisi. Ja siis ma lihtsalt ühel hetkel hakkasin talle ütlema, et aga kuule, ma võin selle võtta veel ja ma võin veel näiteks selle võtta, et tema käest neid asju nagu ära võtta. Ehk siis ise pakkuda välja, kui ta räägib, et oh, mul on sellel nädalal näiteks, kui sa saad oma kliendiga kokku ja ta räägib, et oi, mul on sellel nädalal nii palju asju, ma pean jõudma need asjad ära, onju. Ja ta ei ütle sulle sellel juures, et äkki sa saad mind millegagi aidata, siis paku ise välja. Et näiteks sa võid võtta selle või teise või kolmanda. Ka praegu on see, et kui me ühe tiimiga kokku saame, siis ma alati jälgin, mis kellelgi nagu on ja millega mina saaksin nagu sellel nädalal näiteks kõige kiiremas korras abiks olla. Et pigem pakkuda ise välja tema ülesannete hulgast, siis noppida neid välja, millega sa reaalselt saaksid aidata. Ja see on väga hea mõte tegelikult, et assistent saab ise ka märku anda, millega ta aidata saab ja eks vahest ma olen ise ka kogenud seda, et vahest vaatad küll, et tohutu nii palju asju on teha ja vaatad, et võiks ju assistendile delegeerida, siis mõtled, ah, mis see on, et tegelikult ei võta kaua, et ära teha ja siis sa jääd ikka prokrastineerima selle asja otsa. Et tegelikult võiks ju kohe siis ära delegeerida, mitte jääda nagu selle mõtte otsa seisma, et äkki ma jõuan ära teha. Ja no tihti me jääme tegelikult sellepärast selle äkki ma jõuan ära teha taha, sest sulle tundub, et see temale teda välja õpetada, seda asja tegema, võtab sul kaua aega. Nii. Aga see võtab ühe korra võib-olla kaua aega. Järgmisel korral ta tegelikult juba teab, kuidas seda teha ja kuidas seda teha nii, et sulle ka see istuks. Ja et see on tegelikult ühekordne ajakulu ja mõtle, et sa saad iga järgmisel korral näiteks 10 minutit rohkem aega. Et tegelikult ja noh, ongi see, et kui minu jaoks on see oluline, kui suhtlus on tihe, siis on lihtsam ka assistendil endal välja pakkuda neid asju, mida ta võib-olla oskab juba teha. Sinu juhina võib-olla ei ole hästi seda teadmist, kas ta päriselt saaks sellega hakkama. Aga kui ta ise ütleb, et näiteks see ei ole minu jaoks suur probleem, siis on palju lihtsam seda ka ära anda ju käest. Ja vahest mul ei ole isegi seda, et ma nagu ei kahtle üldse, et assistent hakkama saaks, kindlasti saab väga hästi hakkama, vaid pigem ongi vahest see tunne, et äkki ma olen juba liiga palju töid talle andnud ja siis ta upub lõpuks nende tööde sisse äkki ära, et ma ei julgegi. Aga ma küsin siia lõpetuseks veel suhtluse osas. Millised on sinu enda sellised lemmikud suhtluskanalid klientidega või
või kas sa teed ka selliseid näiteks iganädalasi kõnesid või kuidas on nii-öelda see kliendiga suhtluse saamine siis selline kõige mugavam niimoodi, et seda infot võimalikult palju edasi anda? Täna on mul erinevad kliendid, erinevad viisid. Ühe kliendi puhul on meil kujunenud selline natuke nagu tiim välja. Ehk siis seal on meil meeskond ja seal on meil kindel kokku lepitud aeg, millal me igal nädalal oma asju üle vaatame. Või oma seisu, et kus me oleme parajasti. Kahe teise kliendiga on tegelikult niimoodi, et me igapäevaselt suhtleme Slackis. See on minu jaoks kasutunud selliseks päris mugavaks viisiks, et see ei ole päris Messenger, on ju, et kui algul ma vahetasin võib-olla tõesti tööülesandeid rohkem nagu või seda suhtlust Messengeri kaudu, siis täna mulle meeldib Slacki kasutada, sest see on selline teine keskkond. Ja see on igal ühel neist omadeks ülesanneteks. Ehk siis see on nagu rohkem minu jaoks seotud tööga ja meeldib mulle selles mõttes rohkem kasutada. Küll aga ma suhtlen ka Messengeris. Aga selliseid tõesti nagu tihedaid suhtlusi meil tegelikult väga ei olegi. Pigem me suhtleme siis, kui klient või mina ütlen, et kuule, nüüd mul oleks vaja, et me saaksime ühe kõne teha, et üle vaadata, kuidas asjad on. Et jah, et üldiselt meil ongi niimoodi välja kujunenud. Ja ma vahepeal olen kuulnud seda soovitust, et teha neid iganädalasi videokõnesid, aga ma ei ole ise kunagi seda praktikat kasutanud, kuigi võib-olla oleks see kuidagi kasuks tulnud. Et kas sina assistendina tunned näiteks, et just sellised iganädalased koosolekud kuidagi aitavad kaasa sellele, et ülesandeks saab tehtud või saad sa läbi selle mingit sisendit juurde, mis sul on tööks näiteks vajalik? Sisendi osas, või tähendab, mulle need väga istuvad. Mina nagu soovitan, et kui sa vähegi saad, tehke ikka kohtumisi. Noh, ta ei pea olema iga nädal, ta võib olla ka üle 2 nädala näiteks. Lihtsalt, et üle vaadata, kus te olete kumbki oma asjadega ja kas või see vajaduski, siis seesama vajadus, millest me enne rääkisime, et äkki ma ei oska delegeerida, äkki ma saaksime midagi uuesti läbi arutada. Minu meelest tihti on lihtsalt mugavam see nagu pildis või hääles ära, videos ära rääkida, kui see, et ma hakkan seda pikka kirja kuhugi kirjutama, sest see võtab jälle sul nagu sedapidi aja ja siis sa ootad seda tagasisidet nii-öelda siis kliendilt või assistendilt või mis iganes, et noh, see võtab nagu minu meelest palju rohkem aega kui see, et võtta see pool tundi, rääkida, vaadata üle või võib-olla isegi poolt tundi vaja. 15 minutit on mul viimased ühe kliendiga ühed kõned, et see ei peagi nagu palju olema, aga see on nagu sihuke lühikene aeg, kus saab ära vahetada selle info, et jah, mulle on see istunud. Ja, no väga tore. Võib-olla tasub siis endal ka kunagi mul plaani ikka võtta, et kui pean virtuaalseid assistente kaasama, et oleks selline parem mõttevahetus ja ega tihtipeale ongi, et tunned, et seda kirjutamist on niigi palju ja seda meilisuhtlust ja siis ei taha neid pikki kirju üldse kirjutada, et ongi lihtsam tegelikult ju see veebikõne ära teha ja ongi tehtud, on ju. No super, suur aitäh, et sa tulid täna oma tööst rääkima. Väga põnev oli sind kuulata ja ma näen, et sa oled tõesti väga selline energiline, julge suhtleja, nii et ma usun, et sa sobid ideaalselt just ka sinna koolitaja assistendiks või ükskõik kellele, aga sul on seda julgust ka ise üles astuda või härjal sarvist haarata ja mingid asjad siis ära teha, et väga tore on seda kuulda. Aitäh sulle kutsumast. Ja aitäh sulle ja aitäh kõikidele kuulajatele ka, kes meid täna siin reedel kuulama on tulnud ja soovin teile siis ilusat nädalavahetust. Aitäh sulle. Aitäh. Tšau.